See siin on siis neljapäeva õhtune Tallinn ja Rocca al Mare Selveri esine plats jällegi, kus oleks pidanud toimuma järjekordne street race, üsna Tallinna noorte seas levinud ja populaarsust võitnud üritus. Liikluspolitsei tänaseks siiski otsustas selle noortepeo siin lõpetada ja need juhid, kes siia olid kogunenud kella 10-ks, praegu on kell juba 10:30 saamas kohe. Oleks see üritus siin pidanud algama, ära ta jäi politsei töö pärast. Siis, kui politsei kontroll siin läbi saab, selgub ka see, et kas keegi juhtidest oli purjus, oli võõra autoga või midagi muud. Seniks vaatame siis, mis siin platsi peal toimub. Kui üritus oli planeeritud algama kella 10 õhtul, siis esimesed kiiruse nautlejad alustasid oma demonstratsioon esinemisi juba 9:30 ajal. Sel ajal, kui street race'ile kogunenud rahvasumm nautles mootorrataste kihutamist, kogunesid politseinikud Paldiski maanteele, et määratud ajal sulgeda teed, mille kaudu kaubanduskeskuse esiselt parkimisplatsilt minema pääseb. Nii nagu esimesi politseiautosid nähti, algas kiire põgenemine. Seda muidugi lootuses, et ehk õnnestub kuidagi veel politseinike vahelt minema lipsata. See paraku kellelgi korda ei läinud. Kõikide juhtide ja autode dokumente kontrolliti ning roolis olijail tuli ka alkomeetrisse puhuda. Nii nagu hiljem liikluspolitseist kuulda võis, erilisi korrarikkumisi ei tuvastatud. Seega ei ole kiirenduse võistlustel käijad mingid erilised korrarikkujad, vaid lihtsalt suur seltskond inimesi, kes on leidnud endale ühise hobi. Asi arenedes ja siis, kui korraldajateks satuvad lõpuks tõsisemad tegijad, võib oletada, et kiirendusvõistluse saab ametliku loa ning politseinikel pole enam vaja noorte võidukihutajate lustimist segamas käia.